langenud kangelaste auks. Ja siinjuures ma tahaks kõigepealt tänada Tiit Vaidet, tänu kellele see punkri koht teatavaks sai meile. Sai siin toimetatud väljakaevamisi, et seda lahingu käiku paremini sellest aru saada. Ja tänu sellele oleme ka suutnud selle kivi siia õigesse kohta paigaldada. Tahaks siin juures kasutada kadunud metsavenna Alfred Käärmani sõnu. Eesti vabaduse altarile on ohvriks toodud kõigi nende veri, kes kaitsesid Eestit surmavaenlase hävitustöö eest. Hiljem võideldi surmavaenlase sissetungi vastu Narva rindel, Sinimägedes, Tartu all jätkati lootusetut võitlust Eesti metsades viimse meheni. 1000-aastane surmavaenlane Venemaa on läbi aegade jäänud samaks, nagu ta oli, väikeste rahvaste hävitajaks ja naabermaade vallutajaks. Venemaa vallutuspüüded ja rahvusmõrv kestab. Selleks on näited ajaloost Tšetšeenia, Gruusia, Georgia ja Ukraina. Meie ajalugu on näidanud, et alistumine surmavaenlase ei toonud kaasa halastust ohvrile, kuna ühe ainsa okupatsiooniaasta kestel oli kommunistlik Venemaa suutnud hävitada Eesti riigi ja surma saata osa Eesti rahvast. Oleme kogunenud siia, et mälestada langenud kangelasi. Palun katte eemaldamiseks siia Vinni valla ja Väike-Maarja valla esindajad, Riigikogu esindajad ning Viru maleva pealikku. Palun langetada pea langenud kangelaste auks. Langetame lipud. Aitäh! Kõlab Eesti hümn. Yeah.
järgnevalt annaks sõna Riigikogu esindajale härra Anti Poolamets. Austatud langenud kangelaste mälestajad, mina mälestan kangelasi nii meie pere kui Riigikogu vabadusvõitlejate ja represseeritute toetusrühma poolt. Ja mõned aastad tagasi olin ma siin kohapeal ühe Virumaa kangelasega, Ruuben Lamburiga, kellega me viisime läbi siin väljakaevamisi. Oli eriline tunne käia siin mehega, kes oli veel nõtke kõnnakuga oma 97. eluaastal ja kes oli ise aastaid elanud sellist elu nagu siin langenud mehed. Mitte siin langenud, vaid õigupoolest mõrvati nad enamuses ja tapeti, lasti maha Patarei vanglas. Sellest lahingust saab rääkida ka kui sõjakunsti näitest. Ehk siis ka tänapäeva Eesti sõdur saab õppida, kuidas võidelda ja kuidas võidelda aastaid okupandi vastu, alistamatult. Ja see ohver ei olnud asjata. Ka sellepärast, et me oleme täna siin. Meie mäletame. Me oleme oma riigi ära taastanud. Ja huvitav oli see, kuidas Ruuben kandis lootust edasi üle põlvkondade. Ka Ruuben Lambur võeti vangi 47. aastal uimastatud uimastusvahendi abil pärast seda, kui ta oli saanud kuuli otse näkku ja tema võime metsas võidelda oli juba kehvemaks jäänud, aga ta alla ei andnud. Aga Ruuben oli erakordne mees sellepärast, et tema oskas anda teistele lootust. Ja kui ta rääkis sellest, kuidas ta Tartus hallis majas vangistuses oli, teda peksti halastamatult ja visati kongi, kus oli miinuskraadid ööseks. Ta leidis äkki ühe tüki metallitükikese põrandalt. Ja ta kirjutas seinale järgmised sõnad. Naerata elule, siis elu naeratab sulle vastu. Selline elujaatus ja lootuse edasi kandmine kandis tervet Eesti rahvast läbi okupatsiooni aastate. Vaatamata valudele, vaatamata langenutele, me oleme täna siin. Ja Ruuben ütles, ma ei paku seda rõõmu neile, et ma isegi vihastaksin nende peale. Ma olen sellest kõigest üle. Ja metsavendluse õppetunnid on nii tänapäevased, sest me kohtume riigikaitsekomisjonis vahel nendega, kes peavad mõtlema sellele, kuidas tulevast vastupanu üles ehitada. Ja õppetunnid tulevad ka sellistelt võimsatelt vastupanu võitlejatelt. Ka sellest, kui halastamatu on okupant ja kuidas me peame olema valvel. Ja veel ühe näite meestest, endine Metsavendade Liidu esimees, eestvedaja Arnold Ojaste. See oli mees, kes hüppas koos vennaga välja, koos Aksliga välja küüditamisrongist 49. aastal Tartu külje all, liikuvast rongist ja võitles kuni 63. aastal. Teda ei saadudki kätte, ta oli tabamatu. Ta tuli metsast välja alles pärast väga pikki läbirääkimisi KGB-ga, et anname sulle amnestia, sest nad ei saanud teda kuidagi kätte. Ja tõepoolest, need mehed ja need naised, need terved pered, kes olid haaratud vastupanu võitlusega ja ka need tavalised talunaised, nagu just Ruuben ütles, nad kõik olid meie abilised. See talunaine, kes oli lehmaga karjamaal ja teatas, et põgene, NKVD on siin. Ta oli vastupanu võitleja, ta oli abiline.
terve Eesti aitas neid. Et langetan pea meie kangelaste ees. Elagu Eesti! Järgnevalt annaks sõna Vinni valla esindajale. Suur tänu ja suur tänu kõigile, kes aitasid seda kivi siia paigaldada, et ka see on ju osa sellest mälestusest, mida me ju endas täna kanname. Eesti rahvas on nii väike rahvas, et ükskõik kui suur või traagiline see sündmus meie ajaloos ka ei oleks, ikka me oleme kuidagi sellega seotud. Ma arvan, et ka siin olijatel on igal ühel oma lugu metsavendadega, perelugu, ka minul on oma lugu. Minu vanema vend Kusti, õige nimega Gustav, oli 16-aastane, kui ta pidi onuga metsa minema okupantide eest varju. Ja ega ta kaua metsas saanud ollagi. Jäid kiiresti vahele, tapeti ära, jäeti maha sinna. Ja vanaema rääkis, kuidas nad öövarjul pimedas perega läksid Kusti laipa ära tooma, et seda siis matta, nii nagu ristirahvale on kohane. See on nagu meie kogu rahva traagika, igal ühel on oma lugu ja ma vahest olen mõelnud ka, et täna on sellel päeval on päike paistab, aga kui mehed olid metsas, ei olnud see nii päiksepaisteline, et mis neid pani vastu või mis neid elus hoidis, et nad elasid need talved, sügised, karmid ilmad, nälja üle, et ju see oli see lootus ja midagi, mis meis kõigis on sees, see soov võidelda vägivalla vastu, võidelda vabaduse eest ja sellised me oleme oma looga, oma tragöödiaga ja hoiame seda endas, see teeb meid vastupidavaks igale raskele ajale. Aitäh veel kord, aitäh teile kõigile, kes te täna siia nii sügavasse metsa tulite, et see on erakordne, et tänapäeval inimesed teevad midagi sellist ja aitäh selle mälestuse eest hoidmas ja arvan, et me võiksime ka järgnevatel, mitte ainult täna, vaid leida tähtpäeva, et tuleme jälle siia, saame kokku, hoiame mälestust, aga suur tänu teile. Aitäh! Aitäh, järgnevalt saab sõna Väike-Maarja valla esindaja. Aitäh heade sõnade eest healt naabritelt ja Riigikogust. Head inimesed, oleme siin tõesti metsas, kus mets on hoidnud meie rahvast ja täna oleme koos taastanud siin ühe mälestusmärgi. Väike kivi, kuid kindlasti sümbol meie ajaloost. Ja tahan alustuseks tänada kõik neid inimesi, kes on oma õlle alla pannud, oma jõuga, oma ajaga, oma panusega, et see mälestusmärk siin metsas saaks hoitud. On veel Metsavenna punker siin küllalt lähedal, mida hakatakse taastama juba 3. korda. Osaliselt looduse pärast, kuid osaliselt ka sellepärast, et meie enda inimesed vahest ei suuda neid olulisi märke hoida. Ja mul on väga hea meel, et on ka meie hulgas täna siin noori. Need rajad siin ei rohtuks, siia kivi juurde tullakse. Me näeme siin kivil aastaarve ja kuupäevasi. Tõenäoliselt on ümmargused tähtpäevad meil alati siin olemas, küünal põleb. Sellised Eesti lipud ja nii nagu ka proua Poolamets ütles, sinise Eesti taeval mõtted selged. Kui kasutada Ruuben Lamburi mõtteid, siis ma küsisin, kuidas sa suutsid andestada, lugedes läbi ka raamatu.
ja kuidas sa oskad ka nii kõnelda. Ta oli väga lühike vastus. Ela ja kõnele südamega. Kui me seda oskame, siis on eesti keel hoitud. Rahvusvärvid lehvivad iga talu hoovis. Ja me nii nagu, ma arvan, need inimesed, kes siia metsa peitu tulid, unistasid kõlavast eesti keelest. See tunnistas ka sellest, et meil oleks laulu- ja tantsupeod või nagu eilne meeste laulupidu ja tantsupidu Rakveres või just kohe algav Laekvere Sibuna jooks, noored ja vanemad rahulikult naudivad vabalt Eestit. Aitäh kõigile, kes me ajalugu hoiavad. Killuke siin on killuke Väike-Maarjast, killuke Lääne-Virumaast, killuke Eestist. Hoiame Eestit, hoiame eesti keelt. Suur tänu! Aitäh! Järgnevalt saab sõna Viru maleva pealik. Palun neid värk. Austatud metsavendad lähedased, head kaasvõitlejad, kohalviibijad. Seistes siin metsade vahel, see ei ole lihtsalt siis metsatukk. See on siis üks viimaseid kantse, kus võideldis Eesti vabaduse eest. See punkri ase ja punker ehitatud siia sellepärast, et metsaelu meeldis kellegile. See oli ehitatud lootuses ja armastuses oma isamaa vastu. Et need mehed ja naised olid need, kes jäid truuks oma vandele ja maale ja oma rahvale. Igas ajastus, igal ajal on kahtlejaid ja neid, kes on öelnud, et kas sellel oli mõtet. Jah, sellel oli mõtet. Me vaatame siin neid sinimustvalgeid lippe. Me räägime eesti keelt. Meie lapsed käivad eesti koolides. Me seisame eesti vormis ja eesti mundris. Sel kõigel oli see mõte. See ongi see vabadus. Viru maleva pealikuna tunnen ma täna siin seistes sügavat aukartust. Viru maleva vabatahtliku rühmaülema lipnik Heino Juhkami, Mihkel Juhkami, Leonard Helmut Moori, Karl Moori ees, sest nemad olid meie eelkäijad. Nad olid esimesed kaitseliitlased lahinguväljal pärast seda, kui meie organisatsioon laiali saadeti. Nende taktika, nagu siin on juba mainitud, oli vankumatu ja osav, et sellistes oludes toime tulla ja nad on tänasegi eeskujuks kõigile meile, kaitseliitlastele. Ja see kivi täna siin, mille me avasime, ei ole lihtsalt mälestusmärk minevikust. See on meie maavärk tulevikule, see on sõnum meile ja meie järeltulevatele põlvedele, et me ei unusta. Me ei unusta neid, kes andsid kõik, et meie saaksime täna siin olla vabal maal, rääkida oma keelt ja kasvatada oma lapsi hirmuta. Nende meeste valveteenistus siin jätkub meenutuse ja hoiatusena, et vabadus ei ole kunagi iseenesest mõistetav, vaid selle eest tuleb seista. Nende eeskuju elab meist edasi, Eesti eest surmani. Kui on pärgasid, siis palun asetada pärjad. Ja kui keegi tahab asetada mälestusküünla, siis nüüd on see õige hetk, palun.
Järgnevalt saab mälestussamba pühitsemiskõneks ja mälestussamba õnnistamiseks sõna meie kaplan. Armu teile ja rahu, lugupeetud Riigikogu liige, austatud omavalitsuste juhid, head kaasmaalased, kamraadid. Täna me seisame siin tänulikus mälestuses. Me oleme tänulikud, oleme uhked oma vaprate kaasmaalaste, Eesti meeste ja naiste üle, kes ka rasketel aegadel ei loobunud oma rahva, oma kodude, oma isamaa vabaduse eest. See mälestuskivi siin kõneleb konkreetselt metsavendadest, aga siiski ka kõigist vabadusvõitlejatest, kes jäid kindlaks tõele, õigusele ja Eesti riigi vabadusele. Nende otsustavus, julgus olgu meile eeskujuks ka nüüd ja praegu. Me ei karda, me ei kohku, vaid me seisame kindlalt selle eest, mida me teame olevat õige, hea ja püha. Me täna tegelikult saame meenutada ka kõiki neid süütuid, kannatanuid, kelle okupatsioonivõimud küüditasid, vangistasid, hukkasid. Me mõtleme sellele just nüüd, kui on lähenemas 14. juuni küüditamise kurb leinapäev. Ka need kannatused ei tohi ununeda. Täna me, nagu juba mainitud sai, mäletame just konkreetselt Mihkel Juhkami, tema poega Heino Juhkami, Leonhard Moori ja Karl Moori. Nad kõik hukati okupatsioonivõimude poolt. Aga me saame mälestada ka Ernst Männikut, kes langes Näsu piirkonnas oma punkris. Nende kõigi meeste vaprus, ohver kõnelevad ustavusest oma ideedele. Ja andku need ka tänapäeval meile jõudu seista oma ideede, oma põhimõtete eest. Pühakiri ütleb, olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ega kohkuge nende ees, sest issand, sinu Jumal, käib ise koos sinuga. Me palume. Kõige väeline Jumal, meie taevane Isa, me täname sind kõigi
vaprate Eesti meeste ja naiste eest, kes armastasid oma rahvast ja kodumaad rohkem kui omaenese mugavust ja turvalisust. Täname sind nende metsavendade, vabadusvõitlejate ning kõigi eest, kes seisid vapralt Eesti vabaduse ja iseseisvuse eest. Me palume sinu igikestva armu alla kõik sõjas, vangistuses, küüditamistes kannatanud inimesed ning kõik need, kelle elu jäi pooleli vägivalla ja ülekohtu tõttu. Hoia meie rahva mälestust elavana ning anna meile tarkust, et oskaksime nende pärandit väärikalt hoida. Õnnista meie kodusid ja perekondi. Õnnista Eestimaad. Anna meile usku, lootust, armastust, et võiksime elada vabas Eestis, vastastikuses hoolimises ja aitamises. Issand, õnnistagu seda mälestuskivi meile teetähiseks, meeldetuletuseks, et me ikka ja alati seisaksime õiguse eest, headuse eest, Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja armsad kohale tulnud, võtke nüüd usaldava südamega vastu Issanda õnnistust. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma raha. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja me saame siit minnes kaasa võtta selle eeskuju, olla tubliks toeks oma kaasteelistele nüüd ja alati. Aamen. Elagu Eesti, Eesti ees surmani. Kõlab üks lask või tuleb sealt veel rohkem neid? Tuleb pärast. Tuleb pärast. Üks metsas käinud 39. aasta relv Mannlicher Cartano teeb nendele meestele auks ühe. Ega koer ei ehmata. Võib midagi juhtuda, aga lask läheb kõrgele ülesse. Kõrge. Vana moon, originaal. Aitab küll. Lapsed, kellel on liiga palju, pange näpud kõrvadesse. Ja et see heli, mis nüüd kostub, ei kostuks neis metsades pärast tänast päeva enam mitte kunagi. Lõpetuseks ma tahan veel nii palju öelda, tahan rõhutada, et selle kivi ja selle kohaga on tegemist siis meie metsavendade edukalt lõppenud lahinguga. Selles lahingus suutsid metsavennad, ta on üks pikimaid lahinguid, mida metsavennad on pidanud. Ja metsavennad pidasid siin lahingut hommikust õhtuni ja suutsid piiramisrõngast välja murda, ilma et ükski metsavend siin oleks surma saanud.
küll hiljem hukati, nagu eelpool kõnelejad juba ütlesid, kõik metsavennad patareis mahalaskmise teel. Ja sellepärast on kivisse raiutud ka nende meeste surmakuupäevad, hukkumise kuupäevad. Nüüd nendele, kes soovivad nendele, kes soovivad, sai mainitud Ernst Männikut ja Ernst Männik hukkus 4. juunil ja tema langemisest sai 4. juunil 80 aastat. Ja kõigi soovijatega moodustame kolonni ja liigume Näsu piirkonda, kus me õnnistame temale paigaldatud mälestussilti tema punkri kohal. Need, kes ei soovi kaasa tulla, saavad liikuda, nagu eelpool kõneleja Pära Poolamets juba ütles, Kulina mõisa ja oodata seal, kuni me tuleme siis Ernst Männiku langemiskohalt tagasi ja on võimalus siis kuulata loengut Aruküla lahingu teemal Kulina mõisas. Lisaks tahaks veel tänada, et see mälestuskivi ei oleks sündinud ilma paljude heade inimeste abita ning paljude organisatsioonide abita. Et toetajate seas oli Eesti Kaitsevägi, Riigikogu, Vinni vald, Väike-Maarja vald, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Kaitseliidu Viru malev, Kaitseliidu Nõmme malevkond, Kaitseliidu Ida malevkond, erioperatsioonide väejuhatus, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Tartu ühendus, Admiral Pitka relvavendade ühendus, Virumaa ja Eesti Leegioni Virumaa veteranide klubi ja paljud teised organisatsioonid ja toetajad, keda ma siin võib-olla jätsin nimetamata. Suur tänu neile. Aga nüüd liigume siis autode juurde tagasi, moodustame kolonni ja saame liikuda Näsu piirkonda Ernst Männikule austust avaldama. Ma tahan tänada Mart Nõmme Eesti Leegioni sõprade klubi nimel, et sa oled siin selle peatöö tegija. Sai sinuga siin kõvasti kaevatud lahti, olen ise kohal ja tahaksin siit veel saata tervitused kõigile elus olevatele metsavendadele. Nende hulgas on Paul Maitla, pataljoni 45. rügemendi võitleja, sõjahaavaga metsavend Ilmar Lokka, kes on sündinud aastal 1927 ja saab õige pea 99-aastaseks. On elus veel vanaproua, kes on üle 102 aasta vana. Nii et see kunagi Eesti televisioonis kõlanud uudis, et Ruuben Lambur on viimane metsavend või näidend, et viimane metsavend ei vasta tõele. Viimased metsavennad on ka tänasel õnnelikul päeval, kui me selle kivi avasime siin meie keskel. Ja ma soovin neile, et kõige vägevam annaks neile tervist veel pikkadeks aastateks. Elagu vaba Eesti! Ja jäi veel mainimata, et meie seas on ka langenud metsavenna Karl Moori tütar Laine. Kas Laine tahad ka midagi öelda? Ma ei taha öelda, aga ma tahan teha pilti siin koos oma tütrega. Tahan öelda ainult tänu, et mu isa ja teisi kõik olete mälestanud nii kauni kiviga. Seda ma pean tänulikult ütlema kõigile, kes seda aitasid teha. Igavene au kangelastele. Jah. Seda on teha koos oma tütrega. Ja, aga palun, kes tahavad pildistada, palun tulge tehke pilte.